pool oli märg ja sai ära kasutada selle nii-öelda märja osa ja sai vahe sisse sõita, et teine pool oli nagu natuke rahulikumalt. Eks seal on natuke seade küsimus ja pigem võib-olla niisugune kogemuse teema, et tuleb natuke rohkem võib-olla usaldada, et paljud seda märga nagu kardavad, et kui selle oskad ära kasutada, siis on ainult enda kasuks. Päeva nii-öelda teises pooles siis muutus rada jälle rööpasse, et pidi nagu targalt sõitma, et autot mitte ära lõhkuda. Rada oli suht äge oli, minu arust teistsugune eelmise aasta viimasest ja selline kiire võrreldes muidu, mis on olnud, on see suht kiire rada olnud. Ma sõitsin suht sellist sama aega kogu aeg, esimene aeg oli mul tavaliselt kõige kiirem ja siis läks niimoodi järjest halvemaks, aga muidu ma ikka väga selline stabiilne sõit kogu aeg võrreldes mõndadega. Rahul jäin sellega, et lõpus läks hästi. Teisel siis katsel oli kiirus juba üleval ja oli väga hea, aga sellega on rahul, et esimene pool ma olin siiski Frederiku taga, kelles ma tahtsin ees olla. Tegelikult kõik hooajad üleüldse nagu sprint, Nordic kokkuvõttes läks ikkagi hästi. Võib-olla see eesmärk jäi täitamata, et tahtsin olla Nordicus 10 sees, aga olin 11. Aga muidu olen kõigega rahul. Päeva esimene pool oli väga raske, aga kui peale lõunat ja peale need 4 viimast katset, siis juba rada oli kuiv ja sai juba lustida ja kiiresti sõita, et väga hea oli ja. Ma läksin ikka maksimumi andma, aga ikka suutsin mõnes kohast natuke välja sõita ja sinna paar sekundit kaotada, et vigu tuli sisse, aga ei hullu midagi, muidu oli suures joones okei. Puhtalt pidi sõitma selles mõttes, et eriti vigu ei saanud teha, et siin vigade ruumi eriti ei olnud. Enamustega jäin ikkagi rahul, lihtsalt ühega jäänud rahule, kus me pidime siis kahjuks katkestama ühe vooru. Ei, hommiku hakkas ilusti minema ja ütleme, kui teistpidi keerati rada, siis oli kohe sain aru, et need kurvid on parem võtta, mis hommiku poole, et oli täitsa okei ja hakkas. Tuli head tulemused. Teine voor oligi siin kohal, oli kiirem kui Krosskart, et mis on sinu vaates nii palju muutus? Ütleme niimoodi, et rehvi panime teise alla, aga selles mõttes siis ka kuivemaks läks, aga ma ei oskagi öelda, ei tea, võib-olla Krosskart on muidugi kergem, meil on 4 vedu, aga samas meil on jälle raskem, et võta sa nüüd kinni, et kus või mis, et metsavaheline oli suht kitsas ka, et meil laiem masin, aga võt ei tea, võib-olla lihtsalt see sõiduoskusest või asjast, ma olen siin muidugi varem sõitnud ka sprinti 2 korral, nii ühtepidi kui teistpidi, aga muidugi 2-3 aastat tagasi. Korraldavates tegi ainult rõõmu, et meil oli järjest rohkem osavõtjaid. Ja ei ole veel täpselt statistikat teinud, palju meil sõitjaid läbi käis, aga see näitab ainult, et see sari on tulnud, et jääda kauemaks. Proovisime leida selliseid paiku ka üles, kus võib-olla tavaliselt või väga tihti võidu ei sõideta. Alustasime näiteks Narva Kreenholmi territooriumil, mis oli kõigile väga huvitav ja uutmoodi paik ja nüüd siin Orikülas lõpetades, et see on küll teada-tuntud koht, aga kindlasti ka väga armastatud võidusõidu koht, eriti tänastes ilmaoludes, kus me saime tegelikult päeva jooksul väga erinevaid olusid tunda ja proovime leida just selliseid paiku, mis kõnetavad just teistmoodi. Julgen välja öelda, et me ikka järgmine hooaeg proovime ka ikkagi ära korraldada ja peatselt ikka kalendri jälle üles panna, et julgustan kõiki veel, kes ei ole proovinud või kes on käinud proovimas, siis võtta ikka see hooaeg endale kalendrisse ja püüame parimat ja võtame eelnevatest hooaegadest teadmised kaasa ja teeme ise ka sellist fine-tuningut, et kõik läheks veelgi ladusamalt ja kõigile veelgi rõõmsamalt.